Kliendi probleemi mõistmiseks on üks hästi lihtne tehnika, tuleb tema käest küsida. Tihti ettevõtted alustavad sellest, et hakkad enda mingit probleemi lahendama, mis neil enda elust ette on tulnud. Väike viga võib juhtuda, et sa oled ainuke, kellel selline probleem on. Peaksid uurima, palju selliseid inimesi veel on, mis probleemid neil veel on, mis nende väärtused on, mida need inimesed väärtustavad. Ja siis hakkab vaikselt selginema, kes need sinu potentsiaalsed kliendid võiksid olla. Kõik inimesed on unikaalsed. See on kõige universaalsem asi inimeste juures. Ja nad ei ole kõik ühesugused, nad ei ole kõik sellised nagu sina. Sellepärast igasugune eeldamine nende kohta on ohtlik. Ja senikaua, kuni sa veel ei ole otsustanud, mida sa täpselt teed, peaksid uurima, mida need inimesed tegelikult väärtustavad või kus nad tulevad või kuidas nende elud välja näevad. Probleemi, kui me selliselt võtame, et siis inimestel tegelikult ainukesed probleemid seosnevadki sellega, et need takistavad tal liikuda mingis suunas, kuhu nad liikuda tahavad. Ja kui sa tead, mis suunas need inimesed liikuda tahavad ja kus nad praegu on, siis sa saad aru, kas neil on probleem või ei ole. See võib olla nii teenuste kui toodete väljatöötamisel niisugune hästi oluline küsimus. Reeglina suur viga tehakse selles, et lihtsalt ei uurita, et millest see probleem tekib, ega see minu lahendus tegelikult lahendab probleemi või lahendab ainult osa probleemist või lahendab mingit valet probleemi. No raha on selles mõttes, raha asendab ainult aega või ressurssi, et selles mõttes, et kui raha ei ole, siis tuleb aega panna enda aega. Ja tegelikult tehnikad ongi hästi lihtsad, et lähed kohale, võtad inimesel natist kinni ja küsid. Siis üritad teha oma järeldusi. Võib inimene arvata, et meetodist on õudselt palju kinni. Näiteks intervjueerimismeetod, et kui ma valesti küsin, siis inimene ei vasta mulle mitte midagi. Minu kogemus ütleb, et vahet ei ole, kuidas sa küsid, peas, et sa küsid. Ja kui sa küsimata jätad, siis see on see viga. Kui sa küsid, siis inimesed reeglina ikkagi vastavad. Mida rohkem sa küsid, seda paremaid vastuseid saad. Ma arvan, et selline 10 intervjuud mõttega valitud inimestega annab väga hea ülevaate juba, kas on mõtet edasi mõelda või mida täpsemaks ajada. Et meie teeme reeglina 10-15 intervjuud iga projektiga.